stuudiosse. Stuudios on tore. Mina olen tore Marju, minu töö on tore ja minuga koos on jälle üks tore meeskond, kes on tulnud minu juurde Jõgevalt. Aitäh, et te tulite, nii tore. Jõgeva. Sumast. No ikka jaa. Nii tore, sa olid nagu kohe nõus, kui ma kutsusin. Ja mõtlesin, et kui selline võimalus antakse, siis tuleb seda kasutada. Sest noored on nii ägedad olnud. Aitäh, et te kasutate häid võimalusi ära. Ja räägime siis natuke ikka alati koolist. Mis kool see on, mis te seal, ma ei tea, teete, eks ju, võite rääkida, mis iganes, igaüks võiks midagi ütelda kooli kohta. Et Jõgeva põhikool. Jõgeva põhikoolis on 673 õpilast ja seal on ka ligi 60 väga laheda ja toreda õpetaja. Ja siis meil on ka kaasaegsed klassid, hästi lahedad. Kaasaegsed klassid, mis see tähendab? No, meil on suhteliselt uus kool, nii et... et klassiruumid on sellised kaasaegselt sisustatud ja selge, sain aru. Meie kooli moto on lennukad mõtted. See asub väga kaunis ja niisuguses rahulikus linnas, väikelinnas. Jõgeval on õppinud nagu mitmeid üle Eesti tuntud inimesi, kaasa arvatud Alo Mattiisen. Ja siis tema jaoks pühendatud on siis nagu niisugused muusika nagu nädala midagi. Muusikapäevad. Ja siis need on juba peatud 1997. aastast. Meil on väga uus kool ja klassides kasutatakse arvuteid ja tahvleid, digitahvleid. Tavatahvleid. Jõgeva põhikooli ametlik koolilaul on Ilma uks, mille viisi tegi Alo Mattiisen, sõnad tegi Jüri Leesment ja esitleja oli Hele Kõrve. Meie koolis on siuke näitetrupp nagu Liblikapüüdjad. Seal on nagu meil saanud selle nii-öelda näite selle põhja alla, siis on saanud on Martin Algus, siis on Tiit Sukk, siis on Alo Kõrve ja Hele Kõrve ja siis meie koolis on käinud ka see Andrei Savakin ja siis meil on hästi palju nagu ägedaid inimesi koolis läbi käinud. Jõgeva põhikool on siis liitunud nagu liikuma kutsuvate koolide võrgustikuga ja meil on korraldatud igasuguseid liikumispäevi, et õppepäevast võtta nagu tundide ajast ära, et näiteks õues kuskil mingi jooksmas käia ja nii. Ja olümpiamängud olid ka. Jah. No nii, mina saan siis aru, et te olete üliuhked, eriti selle üle, et teil on kool hästi uus ja kaasaegne. Siis ma saan aru, et te olete hästi uhked oma vilistlaste üle, kes teil seal on väga tuntud inimesed ja loomulikult Mattiisen. Ja ma veel panin siin selle aasta arvu endale kõrva taha, et 97. aastast tehakse neid päevi ja mis on hea võimalus öelda, et tore programm on täpselt 1 aasta rohkem. Jah, ehk siis, et ma saan aru, et Alo Mattiiseni päevadel tuleb siis mingi meil torest tuleb programmiga 30 aastat igatahes, siis teil peaks olema 29. Ja nii võib olla küll, et nende Alo Mattiiseni päevade eestvedaja või autor on olnud tema kursusõde Maret Oja, kes on meil muusikaõpetaja Jõgevamaa gümnaasiumis praegu.
väga äge, nii tore on tutvuda teie kooliga niimoodi. No nii, aga siis mõned aastad tagasi juhtus vist niimoodi, et te hakkasite tahtma, et midagi võiks ju koolis veel olla. Kuidas te selle mõtte peale tulite? Juhendajad ilmselt tulid selle mõtte peale või kuidas te sattusite selle peale, et teil võiks ikka tore ka olla? Et sattusin kooli või läksin kooli tööle alles mingi 2,5 aastat tagasi, et väga värske ja sotsiaalpedagoogiks. Aga sotsiaalpedagoog tavaliselt on selline kustutab tuld. Eks kui midagi juhtub, siis kutsutakse juba sotsiaalpedagoog. Aga et tegeleda ka sellise ennetuse poolega, siis otsisime võimalusi, et mida saaks koolis teha teistmoodi, et ennetada neid olukordi. Ja natukene surfasin netis ja leidsin, tore koolitus hakkab sügisest. Käisin selle jutuga siis direktori juures ja kuna see oma osalus ei olnud väga suur, siis direktor oli nõus, et saadab siis koolitusele, nii nagu oli, et 2 juhendajat ja 3 last. Ja nii see alguse sai. Mulle väga meeldib. Sulle väga meeldib? Ja, mulle väga meeldib. Mis sulle meeldib selle juures siis? Torres õpetatakse väga palju selliseid sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, mida lastel on vaja. Et mida tavatundides ei õpetata. Eks lapsed saavad ise rääkida sellest, mida nad sellest kasu on saanud. Minul on nüüd, meil Älisega on nüüd esimene grupp ja mina võin öelda, et mina olen küll päris palju ise juurde õppinud. Ja ma ei uskunud, et meie noored nii toredad on. Mina sattusin natukene juhuslikkuse tahtel, et ma pidin tegelikult meie kooli teise sotsiaalpedagoogi asemel minema olude sunnil ja kui ma siis sellele koolitusele jõudsin, siis ma kohe tundsin ära, et see on midagi minu jaoks ka. Et see ei olnud mitte ainult noorte ring, vaid seal oli täiskasvanuid ka ja see oli selline koolitus ise oli nii turvaline kuidagi jagada oma mõtteid ja selle koolituse käigus kõik said lõpuks väga headeks sõpradeks. Mitu kooli meil koos oli? 5-6. Ja päris suur grupp oli. Ja just selles koolituses ma tundsin ära, ma ei teadnud enne midagi, ma lihtsalt ütlesin, et ma olen nõus. Aga siis, kui kohale jõudsin, siis teadsin, et see ongi see. Ja kuidas see sinu tööga, mis sinul mis see oli siis, et tegelikult ma puutun koolis mitte kõigi noortega kokku, ma küll annan ainetunde ka, aga ma olen väikeklassi õpetaja ise. Ja see tore ring annab nagu minule võimaluse näha veel erinevat külge noortes. Et nagu ühte poolt töös ja siis teine pool, kus tegelikult sellised hästi toimivad noored siis saavad kokku ja jagavad oma mõtteid ja tegelikult nagu näha ka seal, et on murekohti ja on jälle selliseid rõõmukohti, et see on selline natuke teistmoodi kui igapäevatöö. Seda ma mõtlen küll, et nagu positiivne pool ka juures koolil. Mitte ainult, et kool on negatiivne, aga ikkagi palju on seal selliseid igapäevatoimetusi. Et siis see on selline mõnus kokkusulandumise koht. Suurepärased mõtted tore ringi kohta ja kõik väga tabavad, väga õiged, et ta tihtipeale on tõesti väga tasakaalu toov asi, et meil ei ole koolis aega võtta seda hetke, et istuda, päriselt rääkida südamest asju ja seda kõike teha veel väga niimoodi mänguliselt ja samal ajal nagu põimides sinna sisse kõike seda õppimisosa ka ja no nii, aga ma tahaks nüüd noorte mõtteid ka kuulda, et teie käite tore ringis, olete kindlasti tore programmi läbi teinud ja siis igaüks ütleb midagi. Et kuidas teil on olnud, mida te seal olete õppinud, siis mis see teie jaoks on? Et juhendajad on siin mingi mega õnnelikud, nagu te näete, on ju. Nendel on väga hea meel töötada, nemad enam ei pea nagu tundma, et kust ma laadida saan ka kooli ajal ja kuidas ma saaks nii, et ma ainult ei kustuta tuld, vaid ennetan ka. Et see on nüüd paigas. Nii,
kes tahab esimesena alustada? Kus on ringi algus, tahaks küsida, aga ringi meil hetkel pole, nii et kuskilt peab alustama. Mul on nagu tore toon siis selles suhtes, et kui ma nagu aasta alguses ei olnud nii avatud, ma olen nagu hästi kinnine ja värki, siis ma nagu üritasin inimesi aidata ja ma olen aidanud ka, et nagu kiusamise suhtes ja värki. Aga siis, kui ma nägin, et tore, ja siis me aasta alguses ühe tüdrukuga nagu ennetasime ka ühte juhtumit siis. Ja siis meil see suurtemate klasside sotsiaalpedagoog soovitas mulle tulla siia Toresse. Ja siis ma tulingi alguses, mõtlesin, no ma proovin ära. Ja siis, kui ma juba esimese tunni kohal käisime, meid oli ainult Terje, Alice ja siis mina ja üks teine tüdruk, me olime ainult 4. Ja siis me lihtsalt rääkisimegi tund aega juttu ja pärast seda ma sain aru, et see on nagu koht, kus ma tahan käia. Ja siis ma nüüd, kui ma olen nüüd nagu pikka aega käinud, siis me olemegi kõik üksteisele rohkem avatumaks muutunud. Me räägime üksteisele asju, mida me võib-olla tavaelus ei räägiks kellelegi. Ja siis see jääb sinna ringi sisse, me kõik teame seda. Ja siis ongi nagu me oleme nagu rohkem kokku kasvanud ja meil on siuke oma sõpruskond tekkinud ja siis see on hästi tore. Väga äge. Ja nii. Mina sattusin alguses üldse tore ringi nii, et esimesed paar nädalat, kui see tore ring toimus, siis Alice kogu aeg nagu kutsus mind sinna ja tuli minu juurde, et äkki sa nüüd tuled ja nii. Ja siis alguses, ma ei hakka valetama, mõtlesin, et mis asi see on, see tundub nii igav, ma küll sinna ei lähe. Nagu, mis ma lihtsalt istun seal ja räägin oma tunnetest või? Kes seda ikka tahab teha? Aga siis üks päev ma olin, meil on koolis siuke väike trepistik, kus, suur. Ja siis ma istusin seal sõpradega ja siis Alice oma selle tore grupiga kõndis mööda ja siis nagu kutsus mind kõrse ja siis ma nagu, mul on praegu natuke kiire, ma ei saa, on ju. Ja siis lõpuks lihtsalt Liisa tuli välja, võttis mult käest kinni ja tiris kaasa mind endaga sinna tore ringi ja siis ma istusin maha ja siis ma lihtsalt olin nagu, ma natuke kinnisin nüüd. Aga siis peale paari nädalat, kui ma käisin seal, esimene nädal oli lihtsalt nagu, ma ei tea, see ei ole nii halb ka, aga siis nagu paari nädala pärast mul juba hakkas täitsa meeldima ja nüüd nagu aasta lõpuks ongi nii, et see on meil on kolmapäeviti see ja nagu kolmapäeval koolipäeva poolest on nagu kõige tüütum ja nagu halvem päev minu jaoks, aga siis nagu peale kõike seda, meil on küll ainult 5 tundi, aga need on nagu 5 kõige igavamat, mõttetumat, vastikumat tundi. Ja siis nagu peale seda ma nagu tahaks koju minna juba, aga siis on nagu tore ja siis ma nagu tore. Et see kolmapäev on saanud, tüütust on saanud tore päev lõpuks. Yeah. Nii siiras jagamine on sul, nii palju tahaks juurde küsida. Et esiteks tahaks küsida Aliselt, et mis asja sa ajasid? Kuidas sa niimoodi, mis asja sina ajasid, kui sa ühte noort niimoodi väga kindlameelselt kutsusid ja kohe niimoodi käest kinni võtsite? No ma olin Ustust pool aastat õpetanud poole aasta pealt ja ma nagu ju ikka õpid noori tundma ja siis teadsin, et see on täpselt see koht, kus ta võiks olla ja tal on veel palju teisi tegemisi. Aga ma ikka lootsin kogu aeg, et äkki ta murdub, et tuleb ja tuleme. No siis ikkagi Liisa tegi ära. Okay, aga siis ikkagi Ustus, kuule, üks asi, mis sinu jaoks oli siis lõpuks see, et väga äge ikkagi. Et mida sa nagu õppisid või? Esiteks ma õppisin nagu uute inimestega sõbraks saama, sest et aasta alguses näiteks Mirjam täiega vihkas mind, nagu isegi ilma naljata, nagu reaalselt lootis, et ma mädanen ära kuskil, aga nüüd selle tore ringi kaudu me nagu saime tundma üksteist natuke rohkem ja nüüd me olemegi nagu, nüüd me olemegi nagu sõbrad ja nii. Ja see ei ole ainult Mirjamiga ka nii, see on, kõik ei vihkanud mind alguses, aga nagu, Hästi. See on see tunne, kuidas ma saan aru, see kirjeldus lihtsalt niimoodi, see väga värvikalt,
see on nii ehe ja see on nii aus ja see on jälle nii tore ringilik. Niimoodi kõik täiesti nagu otse ära rääkida. Kus sa siis ikka räägid, kui mitte tore ringis? Minu jaoks on see väga tuttav noortega sellist juttu kuulata. See on nii tore lihtsalt. Tulevad omad nostalgilised mõtted kohe tagasi ja tunded. Aga kuulame teisi ka, et mis siin veel siis Vakal peidus on ja kes tahab öelda oma kogemusi? Kui mina Toresse läksin, siis nagu ma teadsin neid inimesi, kes seal on, aga nagu ma ei suhtle nendega väga palju. Peale Mirjam. Ja siis nagu sel ajal, kui ma seal on olnud, nagu ma nagu tunnedki lihtsalt inimesed nagu hakkavad tundma siis rohkem inimesi niimoodi, kuidas sa nagu kunagi varem ei ole tundnud. Mis on siis nagu, sa saadki endale lihtsalt nagu rohkem sõpru, kellega saab palju paremini läbi. Ja see ongi just üks kõige parem osa selle tore ringi kohta. Et seal ongi inimesed, keda sa saad usaldada nende asjadega, mida sa tahad rääkida. Ja siis jah. Ma olen siin koolis esimest aastat ja siis mind kutsus tore ringi Mirjam, Grit ja Liisa, sest ma hakkasin nendega läbi saama. Ja ma olin nagu hästi palju jutte kuulnud neist kõigist, kes seal tore ringis käivad, et mul oli nagu lihtne nende nimesi õppida niimoodi. Ja siis, mis mind eriti kaasa lõi, oli see, et ma teadsin nagu sõpru, kes mul seal käivad. Ja siis mind hakkaski huvitama, et ma olen neist lugusid kuulnud, et kas nad ongi päriselt sellised või nad on nagu täiesti teistsugused. Ja siis ma hakkasin tore ringis käima ja siis mul sain aru, et nagu see on päris lõbus ringi, et nagu võikski käia, et nagu kõik, mis ma olen endale nädal aega kogunud sisse, siis seal on nagu hästi mõnus kõik välja rääkida, mis on juhtunud, mida on tehtud. Ja siis nagu nad aitavad kaasa rääkida ja siis nad saavad nagu aru sust ja niimoodi. Kellel mulle? Nagu mind tegelikult tõmbas Mirjam sinna. See, ma ütlen ausalt, nagu ma alguses ei tahtnud üldse sinna minna, sest nagu, ma ei viitsinud ja siis ma ei teadnud ka, kes seal käib ja siis, ja siis ma arvan, et see on nagu natuke veider nagu õpetajatele rääkida, nagu oma tunnetest ja nii. Aga siis nagu, mida kauem ma seal käisin, siis nagu seda rohkem ma sain aru, et nagu ma saan seal nagu välja elada ilma selleta, et keegi hakkab nagu kuidagi ja nagu imelikult otsa vaatama või nagu midagi, nagu pärast veel teistele edasi rääkima. Ja siis ongi see, et nagu see on nagu nii mõnus lihtsalt nagu mingi nädalaga kõike välja elada, mis sul juhtunud on, ilma selle, et nagu, kus nagu kõik nagu elavad sulle kaasa ja nagu ütlevad, mida sa saaksid paremini teha. Mis küsimus oli? Sa nii sügavalt kuulasid, et sul läks juba meelest ära. Küsime sinust siis praegu selle, et muidu keegi pole veel väga niimoodi hästi konkreetseid oskusi välja toonud, aga kas sina oskaksid tuua, mis te olete õppinud Tores? Mis te viimaki näiteks tegite? Mis teema teil oli? No me oleme koostööd väga palju õppinud, et kuidas teisi aidata ja me oleme suhtlemist õppinud. Koostööd, suhtlemist, kuidas teisi aidata? Kõik väga head asjad. No ja ma olen ise ka õppinud, kuidas paremini käituda seal, sest kõik räägivad mulle, kuidas ma olen muutunud viisakamaks peale tore ringi. Ma ise pole väga märganud, aga eks ma siis olen. Tasub märgata. No on tore sinna minna iga nädal, kuulata teisi ja naerda. Kommi saab. Ja õppinud, kuidas paremini rääkida inimestega. See on väga jälle väga olulised asjad ütlesite välja. Ma tahtsin öelda, et me oleme nii palju üksteist tundma hakanud, et alguses olid Joonas ja Anette kõige vaiksemad, aga nüüd nad on ka meile hakanud nagu kaasa rääkima ja oma lugudest. Ja kui kellelgi midagi on lahti meist, nagu täiesti lahti, siis me tunneme kohe ära, et tal on midagi viga. Et see on nüüd üks, ma korra peatun siin. See on nüüd üks üliäge asi, mis tore inimestega juhtub, et kuidas te ära tunnete siis selle? Mille järgi? Just. Kehakeel ja mingid õhus olevad asjad ja kehakeel, see on nii oluline asi, seda on nii palju maailmas vaja ja see hakkab sealt torest peale inimestel.
et see annab hästi palju suhtlemisele kaasa, kui me niimoodi üksteist tunnetame nii peresuhetes kui ka muudes suhetes, mis teie ümber on. Praegu siis te saate oma ringis seda harjutada. Ai, kui hea asi see on, mis sa välja tõid. Aitäh sulle. Minu jaoks tore ring on nagu hoopis midagi muud. See on see üks kord nädalas, kus sa saad lihtsalt naerda Ustuse või Liisa lugude peale. No Kertu lood on ka head. Et nad suudavad väga hästi lugusid rääkida. Suurepärased loorääkijad. Ja siis see nagu, ma tunnen tänu Torele, ma tunnen palju rohkem inimesi. Nüüd ma tunnen Mirjamit ja Manuelat ja Kritti ma tundsin varem ka, aga siis ma sain taga jälle paremini läbi. Ja see on nagu palju andnud. Teil on see väga tore seltskond, nagu ma aru saan, ja see on oluline. Ja te väärtustate seda suhtlemisoskust ja neid sõprussuhteid, mis on tekkinud ja seda usalduse tunnet, mis teil seal on. Aitäh selle jagamise eest. Kas teie tore ringil on midagi ka sellist täiesti teie ringi erilisus? Et mõnel koolil on? Nii. Meil on see, et lood, mis on juhtunud väljaspool kooli või kooli sees, siis me räägime absoluutselt kõigest. Nagu kõike on seal nimetatud. Et teil tegelikult ei ole ainult see, mis juhtub koolis, et te võtate ka natuke laiemalt kogukonna, mis teil seal ümber, isegi kui juhtus kooli välisel ajal, siis ikkagi toote selle mure, sest see, kuskilt see peab lahenema hakkama, on ju. Meil on ka nagu meil juba mitu korda siin mainitud on, et me oleme nagu väga-väga kokku kasvanud. Et ma nagu Mikuga, ma olen nagu, ma ei tea, teisest klassist saati suhtlenud, on ju. Me olime nagu mingi aeg parimad sõbrad ja siis ta käitus nagu jumala normaalne, siis ta vahepeal muutus nagu drastiliselt, nagu täiega, ta käitumine muutus õudsaks. Aga pärast tore ringi ta on nagu normaalsemaks tagasi muutnud ja nüüd temaga on tore suhelda. Ja kui mulle, nagu siin juba mainitud oli, mulle Ustus ei meeldinud ja Joonas ei meeldinud, siis pärast tore ringi on nad nagu päris normaalseteks inimesteks saanud ja Ustusega ma suhtlen nagu väga palju. See lugu, mida sa nagu räägid, on ju praegu, see on sinu kogemus sellest, kuidas nüüd sa saad väga hästi läbi osade inimestega, kellega sa enne nii hästi ei saanud läbi. Et mis see siis on, mis seda aitas sul teha? No ma hakkasingi nagu neid rohkem tundma seal ringis, et Ustus räägib oma hästi ägedaid lugusid ja siis sa saad aru nagu päriselt, et milline inimene ta päriselt on ja siis sa oledki nagu, et okei, ta ei olegi nii hull ja täpselt samamoodi temaga ka. Ta ka nagu avaneb ja värki ja saab aru, et okei, tegelikult Mirjam ka pole nii hull inimene. Ja siis nagu ja siis tunnid on meil ka hispaania keel on koos ja siis me istume seal ka hästi lähestikku juba sellepärast, et lihtsalt meil on nagu enam-vähem samasugune maailmavaade ja siis nagu tegelikult on väga ägedad inimesed. Et see märksõna siin on siis, et tuleb kuulata, tuleb täiesti lihtsalt nagu päriselt niimoodi kuulata ja aru saada, mis inimesega tegelikult tegu on. Jah, just. See avatus, see usaldus tekib siis. Väga tore. Nii, sina tahtsid midagi öelda veel? Ei tahtnud praegu. Mis juhendajad siis veel ütleksid? Näiteks, et mille üle te ise uhked olete koolis? Et võtame kooli nüüd laiemalt. Midagi on kindlasti muutunud, aga mis, kui seda sõnadesse proovida panna? Noored on valmis ka, ütleme, selliseid kooliväliseid üritusi korraldama, et meil oli ülekooliline oli tore mängud õhtu ja siis mängujuhtideks olid nemad. Tahab keegi jagada mängujuhtimise kogemust? Kuidas oli siis ja? Nii, tahab jagada. Muidugi kuulame. No, kuna need olid nagu väiksed lapsed, siis see oli natuke siuke, õudne kogemus. See oli sulle õudne kogemus? No, õudne, aga ma olin sellega harjunud. Aga ikkagi. Ma ei ütle, et nad olid halvad, aga lihtsalt väsitavad. Et see oli päris suur väljakutse sulle, jah?
et hakkama saada seal. Aga sa said hakkama? Kõige naljakam oli see, et meie oleme neid mänge juba Tore ringis mänginud ja sellistest asjadest nagu rääkinud ja siis see oli nagu nende jaoks uus. Ja siis ma sain aru, et oota, nad ei käi meiega ju samas ringiski. Ja siis ma mõtlesin, et nagu mul oli ka kunagi niimoodi, et ma ka ei oskan neid mänge mängida. Ahah, et see siis see kogemus nende väiksematega natukene avardas jälle seda empaatiat, et muidugi ma saan aru, sest tegelikult mul on ka nii olnud. Et siin Tores on kõik nii tuttavad need mängud, aga siis kui lähed teiste juurde, siis nemad ju ei ole seda kogenud, eks. Ja siis eriti, kui nad on veel nooremad ka. Nii, hästi. Mis te veel tahaksite rääkida? Et meil on selle esimese Tore ringiga nüüd niimoodi, et kõik on 7. klassi õpilased ja igast 7. klassist on veel, nii et meil on 4 paralleeli ja igast paralleelist on, et selles suhtes on nagu väga hästi meil. Et tahtsime küll ka nooremaid sinna ringi saada, aga kuna see alles käivitus meil koolis, keegi ei teadnud, mis Tore on, et siis algus oligi meil päris keeruline. Nii et nagu Mirjam ütles, et sõbrannaga kahekesi ja meie Älisega ja siis hakkasime sinna ümber vaatama, et kas me saame juurde. Ma lihtsalt tahan mainida, kuidas me saime nad sinna Tore ringi. Et oligi, alguses me olime nagu kooliaulas ja siis me tegime seal kõike. Ja siis me olimegi alguses 4, et Terje, Älis ja siis mina ja mu sõbranna. Ja siis kuna Liisa ja Krit ja kõik olid nagu seal aatriumis, mis on siis nagu hästi lähedal selle laulale, siis me lihtsalt olimegi, et no aga kutsume, mis siis, nagu kutsume ja äkki nad jõuavad kohale. Ja siis läksime sinna ja lihtsalt kutsusimegi ja siis sellel hetkel saimegi siis Miku, Liisa, Kriti ja Manuela juurde ja siis mingi aeg ja Austuse saime ka niimoodi ja siis mingi aeg lihtsalt Joonas ja Anette ja üks tüdruk veel lihtsalt ilmusid juurde sinna ehk siis jah, väga, väga hästi saime nad sinna nagu lihtsalt me nagu ei tõmbanud ega midagi, vaid me lihtsalt on tule, kui ei taha, siis ei pea käima, aga tule proovi lihtsalt ja siis nüüd nad on meil aasta aega käinud. Nii, aga nüüd lõpetuseks. Miks teie meelest, te olete nii nutikad ja nii palju arutlete, peaks olema Eesti kõikides koolides Tore? Minu arust kõikides koolides peaks olema Tore, kuna seal nagu sa õpid uusi asju juurde, mida sa näiteks varem üldse mitte kunagi ei teadnud. Ja nagu näiteks võtame teemade kaupa endal Terega neid teemasi ja näiteks minu kõige lemmikum on näiteks viha, kuna seal me nagu kõik elasime välja enda kõik eluprobleemid praktiliselt, et kõik rääkisid endal nagu, mis neil siis on ju, et kuidas neil näiteks vanemad on ju vihaga tegelevad ja kõike niimoodi, et nagu see nagu et see oli sinu jaoks tähtis ja oluline oskus. Meil on spetsiaalne teema, millest me hakkame rääkima ja siis me arutleme ära, kuidas see teema välja näeb ja nagu, mis sinna teema juurde lähevad, millised emotsioonid ja niimoodi. Ja siis me räägime, mis on meie kogemustest juhtunud. Ja siis sa räägidki näiteks, kui on kurbus, siis sa räägid kurvad kogemusest, kui on viha, sa räägid vihast, nagu kurjad kogemused ja midagi sellist. Ja sinu meelest peaks Eesti koolides sellepärast olema, et selline võimalus oleks üldse rääkida tunnetest? No kõigest on võimalik rääkida. Tere! No nii. Mina ütleks, et sellepärast, et näiteks mõned kinnised inimesed, kes nagu ei räägi põhimõtteliselt üldse kellegile mitte midagi, et nemad peaks Tores käima, et see siis nagu aitab ka, et kui neil ei olegi kedagi kellegile rääkida, siis Tores oleks nagu hästi toresta nagu välja elada. Et ongi, meil on hästi palju seda, et inimesed, kes ei saagi rääkida oma vanematele, vist nad ei nagu no, sest neil ei ole niisugust nagu suhtlust ema või isaga.
siis nad tulevadki torasse ja nad räägivad kõik välja, mis nad arvavad ja me kõik aitame neid. Ehk siis olekski, et need, kes nagu ei saa oma tunnetest siis näiteks kodus rääkida, et siis nad saavad tores rääkida ja seal mitte keegi ei vaata sind imeliku pilguga, isegi mitte nagu juhendajad, et nemad vaatavad ka, et no ongi nagu probleemiga laps, keda võiks aidata. Ja siis ongi nagu see, et sa saad aru, et mitte ükski inimene pole halb inimene, et tegelikult iga inimese all on mingi tore koht on ja siis sa hakkad see tore koht hakkab aina suurenema ja siis tegelikult on inimene väga tore inimene. No miks peaks Eesti koolides kõikides tore olema? Mina isiklikult olen näiteks õppinud paremini nagu märkama teisi ja nende muresid ja nii, et kui neil on midagi pahasti, siis ma lähen nende juurde ja siis olen nagu, räägin nendega ja proovin nagu mis see sõna on nüüd? Mõista ja nagu leida lahendust talle, koos temaga mõelda lahendusele. Nii et ja tore on tore, sellepärast ka. Mina ise tegelikult enne toredat ringi olin, aga ma ei rääkinud välja enda muredest üldse. Ainukene inimene, kelle ma rääkisin, oligi Mirjam vahepeal. Aga peale tore ringi ma olen EMS-iga ka natukene rääkinud nendest. Ja ma ei tea. Ma olen õppinud rääkima rohkem lihtsalt. Suhtlemisoskust rohkem. Ja juba sellepärast on vaja, et oleks tore koolides. Et see kandub tõesti ka kodudesse, see mõnus võti, mis siit saadakse, see julgus, need oskused. Aitäh sulle selle eest, see oli hea mõte. No tore aitab suhtlemisega ja enamus koolides on vaikseid inimesi, need, kes ei taha rääkida ja nii, kellel on raske sõpra leida. Ja see saab sellega aidata niimoodi. Minu arust tores on see, et kui sa lähed sinna, siis su sotsiaalne oskus kasvab nii palju. Sa saad paremini inimestega suheldud ja siis tore on hästi lahe. Mul tekkisid sellised mõtted, et tänapäeva internetiajastul, kui oled harjunud pöidlaga suhtlema, et siis on tegelikult väga-väga vajalik päriselt suhtlemine. Et me näeme ka koolis vahetundides, et nad pigem on arvutis või telefonis ja siis, kui soovikski õpetajana, et nad omavahel räägiks kõik õpilased, sest nad on ju ühes klassiruumis koos. Et siis seda peab ikkagi nagu kuidagi läbi mängu tegema, aga vahetunnis ei taha ka nagu hakata organiseerima päris. Et aga see ring on küll see koht, kus justkui ongi see kogemus saadakse päriselt suhtlemisest ja see kuulamisoskus, et üks räägib, teised kuulavad ja see enese väljendamine ei ole ka kerge tihti. Et see nõuab julgust ja eesti keele valdamist. Et see on minu meelest selline väga eluline ja väga vajalik koht. See tore aitab koostööd teha. Et nii lahe vaadata või tähendab jälgida oli, et juhendajana, et alguses, kui need tore ringid olid, et kuidas see element ikka väga kiiresti käis, sest jutud oli väga lühikesed alguse ringis. Et praegu on niimoodi, et meil kulub vahest selle väikse seltskonnaga, kas või selleks alguse ringiks meil kulub pool tundi näiteks. Et see on nagu samm edasi. Siis need samad, et nad oskavad märgata rohkem kooli peal, nad ei ole seda nüüd välja toonud, aga minu arust on ka seda kooli peal märkamist olnud. Et nad oskavad näha. Ja siis koostöö, seesama suhtlemine, rääkimine ja see, et arvestadagi, et kõik inimesed ongi erinevad, et ei ole kõik ühesugused ja kui ta on erinev, siis ega ta sellepärast halb ei ole. Kõik sellised asjad.
ja juhendajana teil on selleks kõigeks suurepärased tööriistad. Peamiselt käsiraamat ilmselt ja sealt õpitud asjad. ja need mängud on ka neil alati, tulevad siis, kas täna mängime? et aga iga selline mäng, niimoodi mõtle selle peale, et iga mäng tegelikult ju arendab mingit oskust. Aitäh, et te tulite. Minge tagasi lustima enda kooli. Ja mul on hea meel, et te niimoodi just teete seda seal nii noortepäraselt ja nii ehedalt ja teie täiskasvanutena naudite seda meetodite varamut ja seda tööd. Ja vaatajatele ütlen nii palju, et meil on jäänud veel vaid mõned saated sellel hooajal, et tulge ikka jälle tagasi teisipäeviti kell 6, sest stuudios on tore. lehvitame kõik koos.